Hei hopsti, olen Viljandi bussijaama juures ja mõõdame siin mikrolaine kiirgust. Selle mõõtja järgi peaks see võiks olla ohutu alla 0,6. Kuid juba praegu tundub, et siin on päris kõrge mikrolaine kiirguse foon. Aga vaatame edasi. Kui nüüd olla siin tanklapoolsemas bussijaama otsas, siis see koridor, mis siin on, siin koridoris on tunduvalt madalam kiirgusfoon. Ja kui nüüd liikuda bussijaama poolse ukse, see peal sissepääs, siis siin on ikkagi tunduvalt kõrgem. Kohati 9 voltimeetri kohta näitab, mis on ikka väga kõrge. Selle maja otsas on seal tugijaamad. Ja päris palju on neid. Oleme Tuku keskuse poolses otsas. Tsentrum jääb sinnapoole. Samuti on näha 5G antenni tsentrimaja küljes. See kandiline seal suur. Ja suure tõenäosusega selle maja katusel seal tekitavad siia bussijaama ette väga tugeva mikrolaine kiirgus. Mõtlesin, et käin ka natuke parklas ringi. Ja ka parklas on väga kõrge mikrolaine kiirguse foon. Kohati üle 10. We use anatomically based models of people. This means that we simulate the absorption of different parts in the body, such as the skull, regions of the brain, the bones, eyes, and dozens of other tissues. These animations are slowed down by about 5 billion times. Samuti on siin objektis üsna tugev. Siin on söögikoht, kus inimesed söövad. Ja parklas ja ümberringi on samuti väga kõrge mikrolaine kiirguse foon. Kuulame ka selle aparaadiga seda kiirgusmüra. Pidin vahele panema summuti, mis võtab vähemaks seda kiirgusmüra, sest kiirgusmüra on niivõrd tugev. Lähedal on ka elumajad ja oluline ongi see, et hästi oluline on see, et meil kodus ei oleks mikrolaine kiirgust. Nendest mastidest ja tugijaamadest tuleb ka meile koju tuppa mikrolaine kiirgust, aga seda on võimalik kodus täpselt mõõta ja vajadusel teha varjestused.
ole teadlik, ole terve.